Nii, me oleme nüüd siin jälle taaskord Võru linnas Jüri tänaval ja Jüri Luige juures ja ta on omale koju sisustanud Scotland Yardi pubi, mis kunagi oli siis Tallinnas, tegutses Kristiine keskuses ja nüüd on siin Võrus. Ja siin pubi laua taga oleks ehk paslik siis rääkida natukene sellest, et mis on vahepeal juhtunud siin viimase poole aasta jooksul Eesti ja Võru, nii Võru linna kui ka Eesti siis poliitmaastikul, et mis pealtnäha justkui on kõik korras, aga tegelikult, nagu ma saan aru, tuleb välja, et siin ikka üht-teist susiseb ja midagi on toimumas. Jah, kui nüüd alustada Võrust, siis sellisel juhul peaks nagu vahet tegema sellel asjal, mida nüüd linnavalitsus ja allas tahaks nagu kõik endale kirjutada. Need on asjad, mis nagu nii oleks ära tehtud, olenemata sellest, milline valitsus on. Jutt käib tänavatest. Tähendab kõikvõimalikud tänavaremondid, kõik mis on seotud linna haljastus ja nendega. See oleks nagu nii ära tehtud. Kui tema saavutuseks üldse saab midagi lugeda allase oma siis linna lõhki laenamine. Ja nüüd siis täiesti mõttetute hindadega, kuna nad ei oska pakkuda isegi, müüvad nüüd pangamaja. Ma arvan, et see pangamaja müüakse alla $500 000 maha. Aga nii see on ja ärimehed nagu nad on. Aga praegu on selle pangamaja hind on märgitud sinna ikka suurem kui... Esimene konkurss kukkus juba läbi. Siis oli mingisugune 600, üks ainus pakkuja ilmus, see pakkus 400. Ja siis ei tulnud midagi välja alla oma hinna. Nüüd on siis hinda langetatud, nüüd on 5 millegagi. Ja kuna suurusjärk on sama, siis ma arvan, et okei, mingi 4,5-ga siis. 450 000 siis? Ma arvan, et tollega müüakse ilmselt ära, sellepärast, et ega pakkujad ka, või tähendab, et ostjad ka lollidega, nad nägid ära, et tolle hinna eest ei osteta. Linn on hädas, midagi muud ei müüa ei ole. Nad teevad siis pakkumise 4,5, sest 50 000 maja juures, pole nagu erinev näitaja, okei, võib-olla siis mõni viskab ka pool milkut lava peale. Aga... Linn ostis selle kunagi 750 000-ga või? Ei taha valetada, ei mäleta. Kui sa nii väidad, siis võib-olla ostis jah. Aga... Saab 250 000 euroga siis mööda pükse? Eks nad väidavad, et kinnisvara hind on niuke, nagu ta on. Aga hullult on raha vaja. Aga miks see nii juhtus, et see linn nagu siis raha hätta jäi või? Ütleme siis nii, et ülikõva juhtimisstiil. Sellepärast, et ma ei saa mööda ei ümber sellest, kuidas omal ajal lihtsalt milkut visatakse valimistulemuste saavutamiseks üle parda. Ühesõnaga valimiskampaania rahastamiseks läks see raha? Kaudselt küll, sellepärast, et see on see muster näidis, kuidas ei tohi teha, nagu öeldakse, rahastusskeeme, oli see kurikuulus, mitte haigla, vaid lasteaed, kuhu kulutati siis üle paari milku, mis pidi valmis saama valimiste ajaks, aga riigi rahast... Tervisekeskus ka ju tegelikult sellepärast, et haigla tahtis ise ehitada selle ära, aga linn oli vastu, eks? Ja nüüd peab linn sinna tervisekeskusesse oma raha sisse panema? Palju on. Tähendab jah, ei see jama peab ükskord ära lõppuma. Linnas ma olen rääkinud tavainimestega ka, eks ole, niimoodi. Ja järgmistel valimistel saab nalja sellepärast, et kui deviisiks on ükskõik kes, aga mitte sotsid, siis lihtsalt on nii. Muidugi õige aeg on ka linnavalitsust vahetada, midagi teha ei ole. Sellepärast, et aga nad on ju teinud siin keskväljak, tehti korda ja kõik ja... Tore, head sa puudutasid keskväljak on omaette naljanumber. Tähendab, muidu on selline, kuidas Luige jutt. Mul ei olnud raske kutsuda oma tuttav sellest meie mõistes nagu arhitekti liidust ehk Soome arhitekti liidust siia vaatama. Ta võttis veel ühe inimese kaasa, seal oli aparatuur ka kaasas. Nii, vabandust Euroopa väljendi eest, aga kui nad viskasid sinna pilgu peale, siis see vana jäi
seisma, vaatas seda platsi ja ütles ainult 2 sõna, voi vittu. No see oli tema väljend. aga mis talle ei meeldinud siis? Kohe räägin. Ta oli väga viisakas mees. Ta hakkas vaatama, seal ringi kõndima, ütles nii. Jüri, tule vaata ühe koha pealt. Läksin sinna Tartu ja Jüri tänava risti peale, sealt on olemas taustsüsteem ehk vana tuletõrjemaja. Seal on lauad niipidi horisontaalselt. Ja parasjagu on üks see nii-öelda valgus, see ratas on enam-vähem niimoodi, et sa saad vaadata see taustsüsteemi. Polnud õieti tuultki. Niimoodi liigub. Ja siis ta küsis mu käest, et Jüri, et sa oled ise ehitusinsener, et tema isiklikult sinna 2 aasta pärast alla tulla ei julge nendele. Aga et... Need võivad pähe kukkuda siis või? No tema oli poliitkorrektne, tema küsis mu käest vastu, et kas ma olen kuskil näinud, et mõnda silda keevitatakse. Ma ütlesin, jaa, sorry, ma tean. Alati erinevaid metalle needitakse. Ja see ei oleks ka toonud teatud mis raha, kui oleks need asjad needitud olnud. Erinevad metallid, ükskõik mis räägitakse, see metall väsib, keevitas, võisid teha seal need ukrainlased mustalt ja mida iganes, eks ole. Hästi keevitasid muide, aga noh, ta väsib kiiresti, nii et 2-3 aastat see on asi klaar. Õnneks siis tulevad valimised, noh, ma loodan, et siis... Sa mõtled need ufode maandumisplatse, et need on kokku keevitatud või? Kõik on ju... Või neid valgusteid? Kõik on ju kokku keevitatud. Ufode maandumisplats on veel omaette küsimus. Sellega sai lihtsalt selline nali, et mul klassi juurde taheti, noh, tulid Ameerika turistid. Nad tahtsid sinna kõrvale panna seda ööbimiskohta, noh, ei lubatud, klassiüle lubas oma aeda panna. Ja terve grupp oli ja ta küsis grupi käest, et kas siis sellisel juhul te siin kesklinnas juba nägite seda kõike ja käisin vaatamas. Nendel on küsimus. Klasside küsis, mis küsimus? Mis siia tuleb? Kuidas on valmis plats, et siin ei tule mitte midagi. Ei, noh, kuulge, et okei, te ei taha rääkida, mis siia tuleb, et näed tellingud ja kõik on juba valmis, eks ole. Et siin on näha, et tuleb mingisugune korralik suur ehitus, et mis siia tuleb. See ei ole tellingut, et see on, no, ei taha rääkida, ei taha. Aga te ütlete, et ilmselt on eelarve päris suur, et nemad ajutisi tellingut ei värvi. No, meil oli ilusti. Ja neil jäigi teadmine, et me lihtsalt ei taha seda, noh, nagu öeldakse, seda üllatust ära rikkuda, et tellingut on püsti, aga on muide see arhitektide liidu esindaja, Soome omad. Nendel oli inimene kaasas, kes mõõtis. Ma küsin, mis sa teed? Ta mõõdab, seda oli hästi päiksepaistel ilm, mõõdab seda soojus, mis altpoolt tuleb. Ütles, et noh, tere tulemast Tapamajja. Ma ei saanud sellest naljast veel aru hästi, eks ole, aga kui oli see Võru folkloorifestival, siis kõik, kes käisite seal vaatamas, eks ole, mitmeid korda tuli kiirabi, kes 5 inimesi ära sealt, sest inimesed jäid sinna tooli peal istuma ja paljud ei tõusnudki püsti. Küsimus ongi selles, ülevalt päike, alt kuumus, tuleb penskar või... Ja metall juhib hästi, eks ju, seda soojust on ju? Kivid. Ja kivid. Kivid on sealt ja teise pool. Ta tahaks jahutada ei saa, päike pealt, alt kuumus. No ja siis efekt oli käes. Ta üldse ei rääkinud sellest, et hakkas... Ehk vanemad inimesed, kui nad sinna istuma lähevad, siis nad võivadki sinna jääda? No kuule, folkloorifestival jäi, no juba on olemas, et noh, nagu de facto on olemas, sest lava panti ka nii halvasti, et päike paistis pähe, nii et oli huvitav vaadata videode peal, kuidas kõik annavad au lavale. Päike paistab silma. Vaadata. Lõpuks siis pandi järgmised üritused on lava pandud sinna vastu vana tehnikumhoonet. No see selleks. Seal sound jama, ühesõnaga telliti Rocki Sound folkloorifestivalile ja noh, niisugused asjad. No ta on mööda laskmised, kui ei kasuta spetsialiste. Isegi meie kohalik helitehnik Eiherein või see Eiherein, ta on klassi ja tema vend. Eihe, kui ma küsisin, et noh, et kuidas sound meeldib, siis ta ütles, et Jüri ärme räägime võõrsõnadest asja, mida ei ole. Aga see selleks, see on muidu kõrvalteemad. Järgmine lugu, mis nad ütlesid kohe ilusti ära, et nad mõõtsid ära, et need 3 nurgat, et kes lubas. Arhitekt, et ei luba muuta. Ütlesid ei,
miks arhitekti ei kaevata kohtusse, et ta loob eluohtlikke olukordi. Kuna seda kutsutada, ta pani selle nimeks Mannerheimi liin. Ma küsin, mis viga. Ütles, jalgrattul tuleb. Esimene koonus niidab, teine tapab. Ma ütlesin, tore, las ta siis olla. Ma küsisin end taga, kuidas sa, kui lapsesõbralik see on. Ütles, mis lapsesõbralik? Inimene tuleb käruga, teine laps on kõrval. Istuvad pingi peale, palav, okei, vankris olev laps võib-olla kannatab ära. Teisel lapsel pole kuhugi minna, 2 sammu kukub põlvede peal maha, kivid, värgid. Ja siis ütles, vangutas pealt, et jälle tuli see ropp sõna, kui ta nägi neid piirdeid. Ja ütles, et tema näeb praktiliselt, et Soomes küll sihukest asja kuskil ei ole, et muru piirded on raudmetalllehed. See on müstika. Tohutu kulu ka ju iseenesest ju. Eluohtlik veel kõigele lisaks, eks ole, ma panen selle kinni, lubasa siia, las nad siis pärast, eks ole. Nii. Ja siis ta ütles jah, et see nagu üldse ei sobi. Ma ütlesin sinu siis kokkuvõtte, selle platsi kokkuvõtte ütles niimoodi, et teil on nüüd oma Sibeliuse monument. Et seal on meil küll rohkem rohelust, aga sama lugu on, mis ta vigas on. Siis viga pole midagi. Kõik tahavad teha pilti, aga mitte keegi ei taha seal kõrval istuda. See pidi olema ju Võru linna jaoks puhketsoon. Nii et sellega nüüd minti ikka kapitaalselt alt, eks ole. Ja kui ma käisin linnavalitsuses seda küsimas, et miks need asjad nii on, need, siis ametnik, või sobi see nime öelda, sellepärast, et ta on mul hea tuttav, eks ole, ütles, et Jüri, me oleme kursis, probleemiga tegeldakse. Võtan järgmise punkti, me oleme kursis, probleemiga tegeldakse. Sest jutuajamist on möödas nädal pärast, arvutage ise, nädal pärast platsi avamist. Kõige viimane teema, mis ma tahan puuta platsi juurde, plats on pask. Järgmistel valimiste ajal näha pole mina, kui nagu võim muutub, eks ole, kuna on varjatud ajaloolised vaated, mida ei luba seda euronormatiiv, eks ole, kui on kasutatud euroraha sellist asja tegemiseks. Me läheme relakatega peale, midagi teha ei ole. Oota, kes ja millal siis? Järgmistel valimistel, kui võim muutub ja linnakodanikud leiavad, asi on ikkagi halb, siis me teame 2 seaduse punkti, mis lubavad sellele jamale relakatega peale minna. Maha. Kõigepealt maha muidugi need valgustid. Need on, esiteks nad on mõne aasta pärast eluohtlikult. Sa mõtled neid valget värvi valgusteid? Jah, see on. Sest ta on ajaloolised vaated kõik ära varjanud. Ja mis puutub nüüd neid uhvokaid, eks nad on jama. Soojustarssitorudel oleks parem rakendus kui valgustit ja need, eks ole. Aga mingi moment on, kuidas neid, kui saata viisakalt öeldes see arhitekt Karu Perse ähvardas teda eluohtliku olukorra tekitamise, mis on jumala tõsi, et ta annaks nõusoleku. Siis neid ufosid annab võib-olla kuidagi kas katta või mingid kangad annab äkki sinna üle visata või? Või on teine asi. Tegelikult ega ta ei vaju laiali, alla võib-olla üks vöö veel keevitada, eks ole. Ja nendele ufodele panna rattad alla. Et need oleks võimalik kokku lükata. Tähendab, et ufodel oleks mõte, kui nad teineteist nagu kataksid ja nendest saaks teha nagu selle, nagu kattevarjud, eks ole. Võib-olla siis. Ei seal all saaks kas või näiteks, kui vihma sajab midagi, mingit laata pidada või mingisugust midagi müüa. Ta peaks olema vähemalt päiksevari. Või päiksevari, jah. Et sul on lagi pähe kuumaga. Mitte midagi, ainult alt. Ja Võru linnas on põhiliselt vanemad inimesed, eks, et nemad ei saa praktiliselt üldse seda platsi kasutada. Jah, seal on, ütleme jamasid on ruudus, nii et... Linnavalitsus natuke nagu astus ämbrisse selle väljakuga või? Sa oled poliitkorrektne. Ma ütleks selle kohta, noorte hulgas liikuvad 2 roppust, täppu ja pupu. Ja nii on. Nii et, aga kõige viimane muidugi tähelepanek on see, et see on jõle mõnus, kõik helitehnikud, kes on mööda läinud, ütles, et Jürka, mis asi see on? Et kas soojustrass on katki? Ma ütlesin, et ei ole, see on meie aurupurskaev, eks ole. Siis kõik vangutavad pead, ütles, et kuule Jürka, tee hoia linnarahva raha kokku, et tee ettepanek, et 2 korda 100 euri Hiinast tellida 2 suitsumasinat, nood sinna alla,
ja see efekt on palju kõvem, eks ole, ja ei ole niiskust, ei mitte midagi, ei pillu seda kuradi, ei tee riideid märjaks, ei midagi, eks ole, efekt on ägedam ja paar tuld ka ongi sul olemas, eks ole, ma ütlesin, see miljoni peldit, mis sinna tehti, et see on ju terve juhtimissüsteem sellele torustikele, et see jama oli juba esimene päev. Linnapea, ma kuulsin isiklikult, kuidas linnapea karjus, kui ta nägi esimest korda enne avamist, kuidas see tööle pandi. Tüüsid, pikk jutt, ühesõnaga omaette saade selle kohta, asi oli täpu ja on siiamaani. Nii et nii palju siis sellest, aga me loodame väga, et nüüd siis oleks võimalik. Oota, aga kas see purskkaev seal töötab siis nüüd või ei tööta või mis sellega on? Tähendab, see peaks olema aurupurskkaev. No idee, ma olen nüüd vaatanud, kuidas see peaks toimuma. Seal on üleval indikaator, keegi läheb üle, siis indikaator, see on nagu valvevärk, eks ole, ja siis tuleb sealt auru alt. Siis mingit kuuma auru või? Ta on aur. Ta on lihtsalt aur, eks ole. Ja siis pärast jookseb sealt vesi, eks ole, tolles mõttes, et ta on nii palju purskab, et näete, et seal on siis pandud ümberringi restid ja siis läheb vesi, teed jalad märjaks. Ma ei tea, tal ei ole nimetust, tähendab, aga maksis roppu raha. Sellepärast, et see asi jama näitab ka see, et kohalikule Vilmale Torelile, need, kes pidid algul paigaldama, need pakkusid seda tööd, et kuule, tehke meie eest see aurupurskab ära, sest suure hurraaga võeti pakkumine vastu, aga siis said kõik asi on ikka väga jama. Nii et hunt selle väljakuga, kui linnarahvas teeb järgmistel valimistel uue valiku, siis ei peagi isegi mitte lubama, ei lubagi. Aga linnapea ütles, et linnarahvale hakkab see meeldima. No kui jänest piisavalt kaua peksta, õpib ka tikust tuld tõmbama, see on loogiline. Ega lõpuks harjubki ära, ma ei tea, inimene... Aga arvad, et sa harjub siis ära või? Õnneks tulevad enne uued valimised. Või lihtsalt need, kes nii-öelda istuma jäävad, need jäävadki istuma ja ülejäänud siis suurest hirmust on nagu nõus sellega või? Ei, mis seal suurest hirmust küsimus on lihtsalt tolles, et ma loodan, et ükskõik, kes seda pöördumist vaatab, eks ole, ajage valimisprotsent seekord Võrus, tehke pulli, ajage kõrgeks ja ongi rahva tahe, sellepärast, et praegu mängitaksegi alati, juba mängitakse. 4 viimast valimist on mängitud selle peale. Hoiame valimis, ütleme rahva persse, ärge tulge üldse valima. Ja siis need, kes valima tulevad, need valivad siis nii, nagu siiamaani vaja on olnud. Kui valimisprotsent oleks olnud meil 75, hunt need sotsid siin praegu võimul oleks. Aga jah. Aga oli mingi 50 ringis kuskil või? 50, toon siuke Harju keskmine. Väga palju alla on, siis on teistpidi jälle jama. Vaata, et ei lasta läbi. Aga see selleks. Nii et jah, Võru linn on praegu, nendes üritustest on omaette saade, mis siin vahepeal on toimunud, eks ole. Aga ma ütlen selle Võru ploki kokkuvõtteks võin öelda seda. Kui inimesed vaatavad, mis linnas tehakse, siis veel kord ma olen südamele. Ärge omistage antud linnavalitsusele asju, ma räägin just tänavate lugu, mida nagu nii oleks teinud üks või ükskõik, missugune linnavalitsus, kes oleks olnud paigal, sest need tuli ära teha, olenemata sellest, kes võimul on. Oota, kas seda linnavalitsust on just, et see linnavalitsus on nagu ennast ise reklaaminud, et nad hästi nagu kõigi arvamustega arvestavad, aga samas kas selle keskväljaku puhul, kas nad nagu ikkagi nüüd nagu libastusid, et seal nagu pole kellegagi, või seal vist ei arvestatud mitte kellegi arvamusega või? See tuli nagu üllatusena ju, või inimesed olid šokeeritud, või ilmselt on inimesed siiamaani šokis veel, et mis asi see on? Minu arust sobiks selle kohta meenutada ühte nõukaaegset humoreski, mis oli küll tehtud kapitalismi mingisugused inimene istub, eks ole, seal silinder peas ja kullakotid käes. Meie süsteemis võiks olla niimoodi, et siis istub linnapea, ST-märk, ST, kurat, sakslast oli ka ST, igal juhul sotsiaaldemokraat, ST, nii, oli märk, oli rinnas, eks ole, ja siis räägib, suust lendavad välja rahutuvit ja kummaski käes on kolt, eks ole, kes lasevad need rahutuvit kohe maha. Ühesõnaga, rahva arvamus kuulati ära
kiideti, et me kindlasti arvestame sellega, aga tegelikult saadeti see karu tagumikku ja tehti nii nagu paberi peal ilus oli. Muide, linnavalitsuses on siiamaani üleval seal koridoris need algprojektid, kus on ilusti varjud ja kõik ilusti kõik peal, eks ole. Mitte keegi pole viitsinud küsida, aga sõbrad, projekt kinnitati ära, seal on ju varjud olemas. Kus nüüd varjud on? Nüüd on ainult mingisugune Emeksi ladu seal. Ei, vabandust. Kummardus Ameerika turistide ees. Praegu on seal tellingud, kuna ka meie ei tea, mida ilmselt varjatakse linna elanike eest, et siin tuleb mingi tohutu suur ehitis. Võib-olla tulebki mingi ufode maandumisplats. Ega... Et mingi versioon oli, et tulnukad on võtnud nagu Võru linna juhtimise üle, et mingi jutt liigub. No, humoreske on palju, ilmselt jah, ega mis on formaaljuriidist õige. Ega need linnavalitsuse inimesed ka lõpus kuskilt nad ju tulid, eks ole, kes tuli maavalitsusest, kes tuli sugulussidemete järgi, kes tuli Austraaliast, eks ole, neid oli et sellise, asjal on nagu tõepõhi all, eks ole. Kas ta ikka tuli Austraaliast, eks ju? No vot, paberit ei ole, väidetavalt, ma kasutan ka võimalust väidetavalt öelda. Mitte keegi ei tea, kus nad tulid. Kuskilt nad tulid. Vähemalt vallas on teada, et ma ei tea, kus ta ennem tuli, eks ole, aga ta tuli maavalitsusest. Et kõik on kuskil tulnud. Nii palju siis esialgu sellest Võru värgist, sellepärast, et eks ta läheb veel siin põnevamaks. Kunagi teinekord räägin Võrus toimunud nii-öelda massiüritusest. Need on siis, mis on toimunud, linnapäevad, need. Aga räägime siis ikkagi sellest riigi tasemel ka, et siin on viimasel ajal on palju räägitud sellest, et valitsusliit laguneb ja siis see, et need EKRE visatakse välja ja... No, ütleme niimoodi. Ma praegu natuke seadistan poliitkorrektseid sõnu. Ütleme, et see on Luiga arvamus. Et see on lihtsalt erinevate Riigikogu liikmete ja võimuesindajate ka vestluste kokkuvõte. Et kui mina näiteks oleks Ratas, mida ma teeksin, nii oleks vist kõige mõnusam rääkida. Kui mina oleksin Ratas, siis võib-olla saate aru, miks pärast see valitsus püsib. Ütlen ilusti ära, see valitsus püsib, sest keegi ei taha seda konkurentidest, et järgmised kohalikud valitsused või kohalikud omavalitsused võidaks ülekaalukalt EKRE. Siis on puhas töö. Küsimus on tolles. Et sellepärast hoitakse EKRE-t praegu valitsuses, et nad enam populaarsemaks ei saaks, jah? Toon ka üks põhjusi. Aga tegelikult on selle veel üks moment. Vaata. On üks koht selles Brüsselis, mis on hästi kõrgesti tasustatud, mille panevad paika liikmesriikide peaministrid. Ja kui sa oled hästi kaua peaminister, teised pidevalt seal vahetuvad, eks ole, sa oled seal vana olija juba. Ratas on praegu nagu teist hooaega, kui ta peaks nüüd lõpuni vastu ja oleks järgmiste valitsuse algul ka veel keegi seal, eks ole, siis sellisel juhul ta selle koha saab. Mis koht see on siis? No, igaüks oskab võtta interneti lahti, koht, mida valitakse, ma ei oska nii palju inglise keelt, on koht, mida valivad ainult peaministrid, selline koht on olemas. Ja kui ma saksa keelt õpid, ma teen siis miljon vigu muidu hääldudes. Ja nüüd on see lugu, et ilmselt mina Ratta asemel mõtisklesin nii. Olen siin juba küll teinud, seda koha ma võin saada. See, kes see rahast ära ütleb. Aga selleks ma pean olema võimul. Ja see, et ma oleksin võimul, selleks ma pean siis vaatama, et see valitsus kestaks. Valitsus kestab igal juhul. Vana Helme on kaval nagu rebane. See, mida kriminaalselt ei tee, lärmab küll, aga parasjagu nii palju, et Ratas saaks kogu aeg öelda sorry. Sellega on nagu mott. Samas Helme teeb nendest eelmiste valitsuste vigu, vallandab, teevad. Ütleme, noor Helme võiks isa käest veel natuke õppida. Aga vana Helmele ta on parasjagu selle piiri peal, ta ütleb nii halvasti kui saab, aga samas nii halvasti kui poliitkorrektselt veel tohib, et ei tuleks kriminaalvastutust. Ja seda piiri ta ei ületa ja sellega on asi klaar. Teised ministrid ei tõmble ka eriti.
kuidas saaks praegu Ratast üldse kukutada? Saab ainult sellisel juhul, kui erakonna kongress võtaks näiteks Ratta maha. Nüüd see variant oli olemas, kui seesama Karilaid, oli vist Karilaid, kes läks akna alla. Karilaid, jah. Karilaid, jah. Nii. Vaata, venelased tahaksid ju ammu oleks tahtnud võtta Tallinnas nagu ja ütleme Eesti võib mastaabis ka mõne parteiga enam võimu enda kätte. Aga selleks on tarvis, eriti just Tallinnas, on tarvis ka eestlaste hääli. Tähendab, oleks olnud tarvis ühte sellist inimest, kellele annavad nii venelaste hääled kui eestlased. Vaata, see Karilaid oleks olnud. Õnneks ta kõrdust läbi läks ja see on käidud kaart. Nüüd 2 kuu jooksul, nagu Savisaar ütleb, et tema teeb 2 kuu jooksul omal ajal ütles, et teeb uue Boroditsi. Vaat sellist inimest momendil ei olnud ja ei olnudki olemas. Et venelased oleks normaalselt enam-vähem, hoiaksid nagu värki. Selleks mängiti Tallinnas läbi päris kaval liigutus. Mul ei sobi oma hea tuttava nime öelda, aga nad on ka seal Laadikus, kelleks ma küsisin, kas sa tahaksid olla linnapea. Ta ütles väga lihtsalt, sovi. Selleks on Miša. No kõrval. Asi klaar. Mäng käis nüüd seda mööda. Miša sai linnapeaks. Aas läks ministriks. Ja sellega osteti venelased ära nagu, jah? Seda osteti võib-olla, ega siis see valijaskond, ta nagu osteti on niisugune, mulle meeldivad poliitkorrektsed väljendid. Maandati pinget. ja nüüd Kõlvat ei ole loll mees. Tark nagu kurat, võib-olla tal on juhtimist oskusi puudu, küll ta õpib. Ta on head nõunikud. No ta on samamoodi judokas nagu see Putin. No ühte spordiala ei arvastatud. Nii, aga kui ma tahan jõuda asjaga on see, et nüüd mina jälle Kõlvati asemel, ütleme, olen nüüd momendil Kõlvat. Mõtleks niimoodi, Rattal on selline plaan ära minna Brüsselisse. Väga kena, laseme tal ära minna, sest siis, kui Rattas läheb normaalselt ära ja Keskerakond on ikka igal pool võimul. Mina ei saa Kõlvati sisse vaadata, aga mina Kõlvati all mõtleks, et aga järgmine peaministri koht oleks nagu saadaval. Selle nimel tasub Vene kogukonda koos hoida. Kogu selle asja, see asi on praegu hästi paigas, kõik nagu toimib. Siin võib kaardid sassi lüüa Edgar Savisaar. Sellepärast, et minu head tuttavad, mida ma olen ikka proovinud hoida ümber Edgari, kindluse mõttes. Tähendab, informatsioon on järgmine. Edgar proovib tulla uuesti pildile. Ta juba proovis korra ju. Valesti, ta ei olnud meeskonda. No, aga tal olid tohutud rahad taga seal ju. Mingid Mõis ja Sõõrumaa ja kes seda kõik toetasid. Mulle meeldib, Eesti rikkamad mehed toetasid. Mulle meeldib väga hästi üks reklaam, eks ole. Kui seal mingid loomad söövad, eks ole, ja siis ma ei tea, kõht on lahti või midagi taolist ja siis on reklaami põttel. Ära söö valepuu vilju. Seekord. Aga kuidas Edgar siis nagu nii puusse või nii ämbrisse aastas? Oota. Ta ikka juhtub, inimene õpib kogu elu ikka sureb lollina. Aga nüüd, mis on väga põhimõtteliselt, nüüd on tal normaalne meeskond. Põhimõtteliselt, oma tutvusringkonnast paar inimesed käisid. Nüüd ma vaatan, Edgar hakkab õieti tulema pildile, kusjuures Edgar praegu võtab endale kõigepealt, läheb ta nüüd, pange tähele, Rooma klubisse. Edgar 2 aastat järjest hakkab tulema pildile, kusjuures Edgaril on praegu kogu tema meeskonnal, alates seal lengist ja kõik, eks ole, vaikselt komplekteeritakse. Jumal õieti teeb. Kui Edgar tuleb uuesti pildile, siis võib tekkida Ratasel kahtlane lugu, sellest Edgar on võimeline korja meestlaste hääli ka. Kust nüüd võib punn ette tulla Eesti eriteenistused? Sellepärast, et nii-öelda 2 Moskva mees suurele pildile reeglina ei lubata. Kui üks hakkab liigu kõrgele tõstma, kutsutakse kiiresti korrale. Edgar näide on see väga hea. Kõlvat ja Edgar mõlemal väga kõrgele tõsta ei lasta. Enne las olla Kõlvat. Edgarid on nagu lihtsam korrale kutsuda. Ja nii kaua, kui ei ole venelastel seda võimalust, et
oleks üks inimene, kes korjab eestlaste ja venelaste hääle, nii kaua on kõik noia juurde. Vot nii käib see suur mäng. Nii, aga siis nüüd lõpetuseks veel selline põnev teema nagu president, et siin on president nüüd on otsustanud siis tulla siia Kagu-Eestisse elada siin mõnda aega siis Räpinas ja praegu Räpinas ja siis septembris vist lausa Võrus või? No ma siin praegu automaatselt tuli meelde, mul on vana klassivend, kes oli Komsomoli komitee sekretär siin, Hugo Prants. Ja siis kui amet nagu läbi sai, siis ma nägin, see kogu aeg sõitsa autodega värkidega. Siis kui amet läbi sai, siis nägin Hugot siin samas pangamaja juures ja jala. Ma küsin, mis juhtus, eks ole? Täitsa huvitav lugu, eks ole. Tead, Jüri, sa ei usu, aga ma mõtlesin elu üle järele. Ma otsusin tulla rahva hulka. Piinlik oli naerma hakata, no hoidsin naeru tagasi. Tähendab, see on minu isiklik arvamus ja Eesti Vabariigis on lubatud isiklik arvamus. Minu arust me ei ole presidenti. Vaadates selle järgi, kuidas see paika pandi, tagatubades, Nestor pani ta paika, tõmmati kuskilt. Ja tegemist on ikkagi... No teda päris kuskilt ei tõmmatud, ta pidigi nagu ametist lahkuma, aga kuna siin ei jõutud nagu kokkuleppele, et kes tema asemele saab sinna kontrollikotta, siis ta seal lihtsalt oli, ütleme üle aja juba seal mitu aastat tiksus seal. Läbikukutamise mehhanism, see, kes Marina ja et kukuta läbi presidendi valimised selleks, et talle lubatakse sotside poolt esimene number ja mis ta sai, sotsid pidasid sõna vähemalt, saigi sinna Brüsselisse ja edasi. See on omaette teema. Minu jaoks on ta osakonna juhataja oma käitumisega. Sellepärast, et pagan, sa lähed presidendiks, esimene asi, näiteks kui mind pannakse presidendiks, ma toon näite lihtsalt, eks ole. Et mitte rumalusi teha, siis kui statuut ei luba mul võtta nii palju nõunikke, siis ma kõik ülejäänud nõunikud vallandaksin ja jätaks endale ainult juristid. Tähendab, ära tee juriidilisi vigu, võtan kõik juristid ja üks PR-mees, kes ei laseks mul näiteks pusakaga minna sinna Riigikogusse. Aga juristid hoiaksid ära sellised prohmakad, neid on nii palju, on need halb vaadata. Esiteks nad ei lubaks mul kasutada roppe väljendid, siin kogu aeg jutt on, ma ei oska inglise keelt, muidu ma teen üle vigu. Ja nüüd see viimane prohmakas, sõbraklased. Ma tahtsin ka minna presidendi kohtuma, aga ma kuskil siin nii liikus, et ei saa, ma oleks teinud ühe ainsa küsimuse. Kas sa oled peaministri tööandja? Ei ole. Kas sa võtsid peaministri tööle? Ei võtnud. Mida halli sul on siis öelda peaministri kohta? Sa ei ole talle tööd andnud, sa ei ole maksad talle palka, sa ei ole mitte midagi, eks ole. Sinu institutsioon on esindusfunktsioon. Istu ja sära. Aga kui sa tahad sõna võtta, siis selleks peab sul olema oma meeskond. Kes ütleb kõik, kes ütlevad sulle täpselt ette, mida sa teed, mida sa teed, sa oled normaalne nägu. Tema viga ongi võib-olla see, et ta istus seal Luksemburgis, ta oli Eestist ära ju tegelikult mingi 10 aastat või. Ta lihtsalt istus seal kuskil hästi tasustatud ametikohal, eks ja suhtles seal erinevate riikide nende kontrollikoja liikmetega, ütleme, ta oli täiesti sellest Eesti elust nagu võõrdunud. Umbes sama fenomen nagu Toomas Hendrik Ilvesega, kes ka tegelikult ta Eesti seda lihtsat elu ju ei tundnud, eks. Et selle tõttu tal tekkisidki nagu sellised suhtlemisprobleemid ja või ütleme, et ta ei oskagi suhelda lihtsate inimestega. Jah, aga Hendrik ei teinud seda viga, Hendrikul olid normaalsed nõuandjad, juristid. Hendrikul ei lastud teha formaaljuriidilisi vigu. Kui see talulugu välja jätta, eks ole, see oli omaette case, eks ole, aga ega selliseid nagu selliseid kardinaalseid prohmakaid ei meene. Siis praeguse presidendi puhul on selline lugu, et kui jälle mingisugused sõnavõtud on, siis ma lausa huviga jälgin asju
millest äkki ei saa kinni võtta teisipidi. Ei no huvitav on ka see näiteks, et Toomas Hendrik Ilves ikkagi toetas nagu valitsust, ta oli selle valitsuse ju president ikkagi formaalselt nagu kinnitab valitsuse ametisse. See on üks asi, tähendab, see on see maine kujundus. Aga ütleme jah, aga isegi kui sa kinnitad, et sellega sa võtad ka teatud määral nagu ikkagi vastutuse, et kui sa oled selle valitsuse ametisse kinnitanud, mida sa siis teda nagu siis laimad ja sõimad kogu maailma avalikkuse ees, eks? Sõima, aga siis kõigepealt alusta juttu sellise lausega, et vabandage, olen teinud sita valiku. Jah. Nii. Tegin vea ja vot nüüd, eks ole teda. Aga kuna seda lauset pole öelnud, siis kaudselt ta sõimab ennast ja oma institutsiooni. Oma institutsiooni hävitab sisuliselt või selle institutsiooni mainet hävitab, eks? Tähendab, see mitte kudagi ei lähe. Et see mõjub nagu veidrana või tegelikult ma olen jälginud tema neid sõnavõtte nagu erinevates rahvusvahelistes kanalites, ta sisuliselt käib mööda maailma ringi ja laimab Eesti valitsust, eks? Teeb maha tervet Eestit sellega. No ilmselt on aru saanud, et see on temal viimane värk. Ja nüüd ta peab siis, nagu öeldakse, kuna sotsid panid ta paika, siis ütleb niimoodi, ta on sotside viimane hääletool. Jah, sotside viimane õlekõrs nii-öelda. Õlekõrs, aga ma ei kujuta ette, kuidas saab sotside õlekõrs olla, kuna... No sotsid on huvitatud selle valitsuse kukutamisest. Et ise pääseda siis nagu võimule. Aga niimoodi ei saa, tähendab võimule. Ega sotsid nii lollid ka ei ole, tähendab, ma millegi pärast arvan jah, et see on ta lihtsalt, see on nagu sotsides karmavõlg, et näidata kogu aeg, aga nüüd ta on läinud nii liiale. Ta kujutab ise ette, et ta teeb sellega nagu sotsidele mingi teene siis, et sõimab Eestit. Pole ka, ma ei tea. See meenutab juba kergelt nagu sellist Anvelti ja Kingissepa aega nagu. Et need käisid ka seal nagu tegid maha seal kõike. No kurat, keegi peaks, mõni ajakirjanik peaks minema lihtsalt presidendi juurde miks sa sõimad Eestit? Ja miks sa sõimad valitsust? Keegi ei julge küsida, ajakirjanikud ei julge küsida. Leppige kokku saame. Ei ole ilus nagu presidendi käest selliseid asja küsida. No aga siis tavakodanik võib esitada küsimuse, leidke mulle variant, kus on presidendi päevakava ja kuhu saab lihtrahvas, siis ma lähen viisakalt. Palun turvameest, kas ma tohin esitada 2 küsimust. Ja siis naks esitaksin selle küsimuse. Ajakirjaniku juures olek. Ma olen nõus küsima. Ma siiamaani kahetsen, et ma ei esitan neid küsimusi siis, kui mul oli see võimalus. Siis kui president läks seda mis on kompetentsi keskus või mis siin oli siin Võrus Väimelas avama. Ja siis kuna see keskuse müra häiris nii kõvasti, siis olid tellitud inimesed panid, et Jüri, pane muusikat ja üles ja lase lärmi, et lärmiga tappa seda, kui president tuli, siis see pidulik kõne oleks muidu läinud nahka, siis president tuli, kui on isegi pildid alles, tuli siis meie pikettide juurde ja siis see Riitar või kes seal oli, tema siis põhjendas, miks seda ei tulnud, aga ma olin viisakalt, olin kaugemal, sest minu käest oli tellitud teenus, heli ja valgus, selle tähelepanu tõmbamiseks. Aga ma oleks pidanud ka juurde astuma ja siis oli juba paar prohmakat tehtud, et lihtsalt viisakalt küsida. Kuigi olenemata sellest, mis ta oleks siis vastanud, seal peale turvameeste poleks tunnistajaid olnud, sest ajakirjandust on ligi lastud. Aga mis sa sellest arvad, et ta kutsus Putini siia Eestisse, et kas see on tõenäoline, et see Putin tuleb või miks ta üldse seda tegi? Ma saan aru, et see oli tal teistega, ka rahvusvaheliselt või partneritega Läti Leeduga kokku leppimata selline asi. See soleerimine, ma ütlen veel kord, soleerimine sobib osakonna juhatajale. Tähendab... Osakonna juhataja lastakse kohe lahti, kui ta soleerib, ta ei saa soleerida. Et tal on nagu jäänud siis kuna ta oli sisuliselt varem nagu osakonna juhataja ametis seal 15 aastat või kaua ta seal oli, et siis ta nüüd nagu tahab kõike seda, mis tal tegemata jäi nagu siis ära teha, et siis soleerida või. Osakonna juhataja ei saa soleerida ju. Tema ajab, nagu öeldakse, isikliku olemuse ja institutsioonilise olemuse kapitaalselt sassi. Võimalik, et inimesena, emana, naisena on see meie praegune president ideaalne. Võimalik on... Keegi ei tea seda ainult, eks ju? Tähendab, ma eeldan, ma loodan ja ma eeldan, et see on niimoodi. Aga kui sa võtad vastu ameti, põhimõtteliselt
kui sa oled õhtujuht ja sulle öeldakse, et täna on MRP aastapäev ja sa oled noh, nagu öeldakse, pead tulema natsi vormis, eks ole, siis kui kõik on natsi vormis, tähendab, et noh, näiteks, eks ole, siis sa ei saa tulla parteikomitee aurahadega sinna. Ja vastupidi, tähendab, on kindlad rahvusvahelised mängureeglid. Ja nii on. Kui kõik presidendid teevad ühtemoodi, siis Eesti ei ole see määraja. Isegi Trump ei saa kõike välja öelda, mis sülgsuhu toob, eks ole. Ei no jah, et Trump on selles mõttes ka valitsuse juht, eks, et tal ei lastakski selliseid asju teha, eks. Aga Eesti president on siis nagu selline, kes põhimõtteliselt... Ta on lihtsalt, ta on esindusfiguur. Jah, ja tänu sellele tal on nagu justkui kõik lubatud, eks. Kurat nüüd ei kuulutanud välja ühte seadust. Ma unustan, mis seadus see oli. Sest et noh, kõik, mis on puudutud presidendiga, ma punktlich ei jälgi. Ma lihtsalt jälgin seda, mida ta teeb või mida ta ei tee. Taevasappi, võtta endale üks jurist. Tee endale selgeks, kuidas see protseduur toimub. Aga noh, see on lõputu teema, tähendab. Istume see kannatlikult, see rahulikult ära, nii nagu ma ühes teises televisioonisaates istun. Teeme see asja nagu rahulikult. Pole enam palju jäänud. Varsti on uued valimised. Ehk noh, nagu öeldakse, nendel seltskondadel, kes selliseid presidente valivad, eks ole. Võib-olla sobib siia lõpenduseks hoopis see ütlus, mis ütles Kaval Iisraeli see diplomaatilise korpuse esindaja, kui tema käest küsiti, vaata kui mäletad Zapolanski afäär, kui müüdi kõveraid relvi ja siis meie inimene küsis, või noh, see esindaja küsis, et miks te meile ikka neid nagu müüsite, eks, et miks siis on. Ja jutt vastas Kavalalt. Ta ei öelnud, et oi, isvinite, vabandage midagi, sorry, eks ole. Ta tegi suured silmad. Tõsi ka või? Aga võib-olla järgmine kord ei lähe meil nii hästi. Vot nii. Nii et. Aitäh!